Palun, ma vihkan, jumal, ma vihkan. Raske on mitte märgata niisugused, issa kui tobe. No, mis seal siis on? No, mis seal siis on? Kuidas on, oled läbi omadega ka täna teine etendus? Mina ei teinud hommikust etendust. Ja hommikul tegi Kristine ja mina tegin nüüd õhtul. Läbi ei ole, aga pala on nõudselt. Ja sa oledki tegelikult kõige noorem osatäitja siin. Jaa. Ma kõigile ütlen ka, et ma loodan, et siis hoiavad mind rohkem. Hoiavad? Ma arvan, et siin hoiavad kõik 11. Sama palju olenemata vanusest või tegevastest või kõik on head sõbralikud inimesed. Kuidas see häälekene sul vastu peab siin? See on ju ikka väga suur koormus sul. Põhimõtteliselt ma just olin haige mingi paar päeva tagasi ja mandid olid nii suur ja kurpunane, aga siis ma 2 päeva istusin jalavannis ja väärisin igasuguste asjadega ja igasuguseid asju sõin ja siis nüüd on nagu ei valuta ja normaalne. Aga ma tean, et kõik on siin kurtnud hääleprobleeme, et eks ta käed kurnab küll. Kuidas selles vampiiride maailmas? Kes aias, mesilane aias, mis nimi, Laura tema nimi, käi läbi Rootsi põõsast ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Kes aias, mesilane aias, mis nimi, liitsi tema nimi, käi läbi Rootsi põõsast ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Kes aias, mesilane aias, mis nimi, Kati tema nimi, käi läbi Rootsi põõsast ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Kes
kes aias, meesilane aias, mis nimi, Mirel on tema nimi. Käi läbi roosipõõsaste ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Kes aias, meesilane aias, mis nimi, Ketrin tema nimi. Käi läbi roosipõõsaste ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karutarkust täis. Ja minu mõmmi beebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme karvane. Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsas on A. Ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja klaps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Tänulised, siirulised, viirulised on mu koduaiateed. Sügalised, lugalised, künklikud ja augulised rattaga ma mõõdan need. Väntan sinna tänna, sõidan maale linna, juustes murmulised tuul. Tootelinde pilvis, sinilille silmi, mööduvad kõõsad ja puud. Küllelised, vaarikorre lõhnalised on mu kodunurme teed. Mustikate, mummulised, maasikate, maitselised rattaga ma mõõdan need. Väntan sinna tänna, sõidan maale linna, juustes murmulised tuul. Vaatelinde pilvis, sinilille silmi, mööduvad põõsad ja puud. Väntan sinna tänna, sõidan maale linna, juustes murmulised tuul. Vaatelinde pilvis, sinilille silmi, mööduvad põõsad ja puud. Keerleb kogu maailm, pöörleb kogu õu, süda klapib ärevalt ja liblikates põu. Veel 1 meeter, kilomeeter, peagi olen sääv, oma armsa sõbra õuepäev. Väntan sinna tänna, sõidan maale linna, juustes murmulised tuul. Vaatelinde pilvis, sinilille silmi, mööduvad põõsad ja puud. Väntan sinna tänna, sõidan maale linna, juustes murmulised tuul. Vaatelinde pilvis, sinilille silmi, mööduvad põõsad ja puud.
me samm. Kiisud kerutavad tantsu, tam-tam-tam, tiri-tam. Käppad aina plaksutavad rütmi, hüppab sabaots. Üles alla pikali ja püki, kukun maha ots. Käppad aina plaksutavad rütmi, hüppab sabaots. Üles alla pikali ja püki, kukun maha ots. Kiisud kiigutavad kurre, kiisul pehme samm. Kiisud kiigutavad kurre, tam-tam-tam, tiri-tam. Käppad aina laksutavad rütmi, hüppab sabaots. Üles alla pikali ja püki, kukun maha ots. Käppad aina laksutavad rütmi, hüppab sabaots. Üles alla pikali ja püki, kukun maha ots. Lugupeetud lapsevanemad, õpetajad ja külalised, avan pidulikult 9. C lõpuaktuse. Õpilaste sissetulekuks palun püsti tõusta. Kõik olid kohe. See oli päev nii väikest täis, nii maha see kingad jäi. Meid ootas kõik ja plaane palju oli meil, sülle tulevikka meil. Palume hümni jaoks püsti tõusta.
Puud annavad käest kätte tuult. Käest kätte ladvast latva tuult. Pärn kasvab vaikselt endamisi ja aina valjeneb ta müha. Ka laps ei sirgu lendamisi, ta sirgub vaikselt üha. Puud annavad käest kätte tuult ja inimpõlved teate pulka, kes väike tarkust kogub truult, see sobib varsti suurte hulka. On ühed välja lennupakul ja teised alles lävehakul. Ei iial tühjaks jää sõu, iial vanaks jää sõu. On järjest uutel kooli algus ja läinuid saadab koolivalgus. Puud annavad käest kätte tuult, käest kätte ladvast latva tuult ja põlvest põlve kestab see. Kooli rõõm ja koolitee. Sõna tervituseks saab meie direktor Hardi Paul. Head õpetajad, head poisid ja tüdrukud, head noored, head lapsevanemad, tuttavad, aktuse külalised, head kolleegid ja korraldustiim. See on meie tänase päeva 3. aktus. Võiks arvata, et justkui poleks nagu mingit vahet. Aga millegipärast tunnetan mina, et teie aktus on minu jaoks just kuidagi eriline. Ma proovin seda natuke selgitada, aga sissejuhatuseks veel nii palju, et on 12. juuni 2020, on koroona kevad, hull viirus on lõppemas meil, maailmas möllab ta edasi. Ja nii nagu igale poole mujale juba pääseb, nii pääses ka täna siia kooli väga valitud seltskond. Eelkõige teie, auväärt lõpetajad ja teie kõige lähemad kodused. Ennem seda oli kool suht mõttetu hoone, sest kui ei ole õpilasi, kui ei ole õpetajaid, kui ei ole koolitunde, siis pole majast suurt asja. Tegelikult küsitakse, et aga äkki pole edaspidi ka vaja. Et panemegi sellised lingid käima ja hommikul tõused ja hommikumantlis ja lähed vaatad, mis juhised õpetaja annab ja kes helistab ja kellel on levi ja kellel ei ole levi. Ja siis mõtled ühel hetkel, et ei. Tegelikult ikkagi on ühel majal väga suur tähtsus, kui seal on inimesed. Ja nüüd ma tulen oma kõne esimese otsa juurde tagasi. Võtke või jätke, aga selles 9. klassis, 9. sees on kõige rohkem neid, kes on minu kabinetis käinud, erinevatel põhjustel, rohkem headel. On neid omanäolisi õpilasi ja inimesi, kes eristuvad. Heas mõttes, nad on omamoodi. Ma võtsin endale eelmise aasta augustis 3 ülesannet. Need olid hullud ülesanded. 2 nendest olid seotud minu tööga ja 3 oli väga isiklik. Sellest ma ei räägi, aga need kõik 3 täitusid. Nendest teine oli see, et saaks õpetajatel palka tõsta 1. jaanuarist 2020.
tõstetigi. 3. oli see, et kuidas saaks 9. klassi lõpueksamid ära kaotada. Eelmise aasta augustis. See on eriline aktus, sõbrad. Ja nagu me näeme, inimene mõtleb ja eksamid jäetaksegi ära. Tuleb üle maailma kaugelt hull segane viirus. Vahepeal jõutakse eksamid ära võtta, siis tagasi panna. Loomulikult keegi ei mõelnud seda, et me ennast ei saaks kontrollida. Et me ei õpiks. Et me ei mõtleks, kuhu me edasi läheme õppima. Et me ei mõtleks kaugemale kui ainult 9. klassi lõpp ja need, hindelised eksamid, millega meil omavahel nagu tahetakse võrrelda, kes kuhu on jõudnud või kes teisest on parem. Või millal kellelgi on pea lahti läinud. Seda need eksamid ju tahaksid näidata. Kõik ühel ajal, vot täna oleks näiteks olnud teil inglise keele eksam, sõbrad. Valikeksamit oleks täna te teinud, meie aktus oleks edasi lükkunud, aga eksamid ei tulnud. Tõenäoliselt järgmine aasta nad jällegi on mingis vormis, aga tegelikult asi ei ole ju eksamiteks õppimises. Kõige tähtsam eksam on elu eksam. Ja selles ei ole teil ühtepidi mitte kellegiga endit võrrelda kui ainult iseendaga. Te kõik olete iseenda hindajad, iseenda elu elajad ja iseendale eksami hinde panijad. Ehk siis mõelge nüüd, kuidas läks see 9 aastat, mis algas 2011. Kui veel ettepoole jõuate mõelda, see on vanematele 2004, kui need noored sõbrad üldse meie ellu otsustasid tulla. Ja siis te valisite Nõmme põhikooli 7 aastat hiljem, see oli õige valik, see oli hea valik. Ja siis see aktus, see esimene aktus üle pikkade aastate, kui Nõmme põhikool oli sunnitud võtma 3 paralleelklassi. Mul on meeles see kõne, mis ma pidasin. See oli väga populaarne multifilm nimega Jääaeg. Siid hoidis seal 3 dinosauruse muna. Munade nimed olid Aadu, Peedu ja Tseedu. Teie olete meie Tseedud. Ja jääte kevade 2020 Tseedudeks ja jääte meelde just nendena, kes te olete. Omanäolised, omapärased, vaba mõtlemisega ja ma loodan, et te seda oma tulevases elus ära kasutate. Tahan tänud öelda vanematele, tahan tänud öelda meie kolleegidele, headele õpetajatele, aitäh. Aitäh klassijuhatajatele, aitäh Helele, et sa tollel aastal alustasid selle klassiga meil ja täna on see klass, näed, lõpuni jõudnud. Ja lohutuseks neile, kellele eksamid meeldivad, siis ma võin öelda, et te saate eksamid teha küll ja veel elus. Küll ja veel. Ainuke asi on see, et siis saate te valida ise, milliseid eksameid ja mis ainetest te teete ja kuhu te neid eksamid teete. Ja siinkohal ma oma tervituse lõpetaksingi heade soovidega. Olge ikka need, kes te olete, arvestage teistega, mõelge paar sammu ette ja kui on vaja vahest võidelda, kus meil on seal see? Siis võidelda kas või viimase hetkeni ja küll siis tulemus näitab ja tuleb. See oli Kuldar sulle. Meie omalt poolt oleme alati valmis. Tulge meile külla siia kooli, tulge vaatama, rääkima, kuidas teil läheb. Kui te ise ei viitsi tulla, siis saatke siia oma lapsed. Kui need ükskord tulevad, kui nad ükskord ikka tulevad. Ja kõike head, et teil elus hästi läheks. Ilusat aktust ja pärast seda tulgu teil igapidi tutske suvi. Aitäh!
Tere kõigile! Ja ma sooviksin siis ette lugeda 2 pöördumist meie koolile. Esimene on Tallinna linnavolikogu esimehelt Tiit Terikult ja teine on tänukiri meie peaministrilt Jüri Rataselt. Hea Nõmme põhikool! Tänavune kevad tuli teisiti. Koroonaviiruse põhjustatud eriolukord sundis meid kõikides eluvaldkondades tegema korrektuure ning ümber hindama seniseid plaane. Teie kui lõpuklasside õpilaste jaoks oli lõpuspurt kindlasti ka iseseisva töö proovikivi. Tavapärane koolis käimine asendus e-õppega. See oli väljakutseks nii õpilastele, õpetajatele kui ka vanematele. Usun, et teil oli keeruline loobuda kino ning teatrikülastustest, sõpradega kohtumisest, aega ka lõpuekskursioonidest. Samuti ei pääse lõpuaktusele kõik need, kes teid õnnitleda sooviksid. Ent alati tuleb osata leida enda jaoks positiivset. Läbitud kooliaastate jooksul omandatud uued teadmised, lõbusad hetked ning emotsioonid, meenutused õpetajatest, aga ka uued tutvused ning sõbrad. See kõik jääb teiega ning tuleb kaasa järgmistesse eluetappidesse. Soovin teile kõigile palju jõudu ning meelekindlust jätkata õpikutega pöölitud teel. Õnne ning õnnestumisi. Lugupidamisega Tiit Terik. Tallinna Nõmme põhikool. Viimased kuud on koroonaviiruse leviku tõttu olnud keerulised ning oleme pidanud muutma oma harjumusi, mõtlemist ja käitumist. Olen uhke, et suutsime ühiskonnana ja eestimaalase kaasab nakkuse levikule vastu seista ning sellega oma inimesi hoida. Erilise tänu on ära teeninud inimesed, kes olid oma igapäevase töö ja panusega võitluse esireas, kellel ei olnud võimalik pidada oma ameteid kaugtöökohal või kellel langes kriisi tõttu tavapärasest suurem vastutuskoorem. Tänan teid südamest ning soovin rohkeid jõudu, rõõmu ja tervist edaspidiseks. Jüri Ratas. Tere, head lapsevanemad. Tere, armsad õpetajad. Ma palun siia direktori Hardi Pauli ja klassijuhataja Triin Äärismaa Unt, et ette lugeda direktori käskiri. Välja anda lõputunnistust järgmistele Tallinna Nõmme põhikooli õpilastele. Lõputunnistus kiitusega. Egert Adramus. Palume siia Egerti vanemad, et anda üle tänukiri Egerti vanematele tubli lapse kasvatamise eest. Lõputunnistus kiitusega. Mihkel Tomingas. Tunnustame tublit helitehnikut ja kiidame õpilasesinduse töö eest. Ja palume siia Mihkli vanemad, keda täname kooli tänukirjaga tubli lapse kasvatamise eest. Anda välja lõputunnistus. David Paul Hiini. David on meil selline toreda naljasoonega noormees, nii et jätka samas vaimus. Heleri Heinso. Heleri on tagasihoidlik, vaikne tütarlaps, aga sihikindel. Jätka palun samas vaimus. Alex Johanson.
ainekiituskiri füüsikas, matemaatikas, ühiskonnaõpetuses ja ajaloos. Tänukiri Aleksi emale koolile osutatud abi eest. Palun Inese Juhansone. Joonas Kakko. Joonas on noormees, kelle kohta võib öelda jutukas särasilm. Dominik Kaljas. Tunnustus osalemise eest teadusfestivalil oma loodud muusikapalaga. Ma loodan, Dominik, et me kuuleme sinust ja sinu muusikast veel. Kristjan Eeri Karjus. Kristjan lõpetas kooli hinnetega 4 ja 5 ja sai ainekiituskirja kirjanduses. Katariina Keldo. Kiitus väga tublide õpitulemuste eest ja ainekiituskiri kirjanduses. Georg Korsten. Georg on abivalmis ja puutööst innustunud noormees ja ma ei saa jätta märkimata, et Georg teadis alati, kui Nõmme turule tulid müügile esimesed maasikad. Kuldar Kurvet. Abivalmis noormees, keda koolis kõik tunnevad. Tänukiri Kuldari emale Anneli Kurvetile abivalmiduse eest. Lisette Laurisaar. Vaikne, tagasihoidlik ja väga viisakas tütarlaps. Helen Loorand. Kiitus õpilasesinduse töö eest. Laura Luht. Laura lõpetas põhikooli hinnetega 4 ja 5. Ormes Mikk. Aitäh sulle, Ormes, et sa aitasid klassijuhatajal ajalooalast näitust maha võtta. Kooli tänukiri Ormese emale. Aitäh, Angeelika Mikk. Greta Orehova. Autasustatud ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses ja kiitus õpilasesinduse tubli töö eest. Michael Payne. Michael on vaikne ja vaos hoitud noormees tema klassijuhataja sõnul.
Ann-Mari Puust. Ann-Mari on sportlik neiu ja ma usun, et me näeme teda veel ja kuuleme temast. Helena Schilf. Ainekiituskiri kirjanduses, vene keeles, inglise keeles, kehalises kasvatuses ja autasustame Helena Schilfi meenega tubli sporditöö eest. Oota, Helena veel. Karikas sulle tubli sporditöö eest ja kooli esindamise eest spordivõistlustel. Täname Helena ema Tita Lintsi koolile osutatud abi eest ja tubli lapse kasvatamise eest. Karmen Tikkop. Karmen lõpetas põhikooli hinnetega 4 ja 5. Peep Tähe. Tagasihoidlik ja püüdlik noormees. Simone Uuetoa. Simone lõpetas põhikooli hinnetega 4 ja 5. Täname klassijuhatajat õpetaja Triin Äärismaa Unti. Nüüd, kui tunnistused on käes ja kool on ametlikult lõpetatud, unistate te kindlasti ei millestki muust kui pikast ja palavast suvest. Airi Liiva laulu Ma tahan suve esitab Karolin Millermann. Ma tahan kuukida heledaid hambaid, ma tahan kõike, mis suvega käib. Ma tahan suve. Suvega käib. Ma tahan suve. Lõputad soojust, tahan suve. Randa mett, ma tahan suve. Piiritud külmus, tahan suve, ma tahan suve, ma tahan suve. Lõputut soojust, tahan suve. Randa merd, ma tahan suve. Piiritud külmus, tahan suve. Lõputuid öid, ma tahan suve, ma tahan suve. Ma tahan pilvitud heledat taevast ning värvikillast, mis lõputu neib. Ja hele kollase liplika lendu. Ma tahan kõike, mis suvega käib. Ma tahan suve. Lõputut soojust, tahan suve. Randa merd, ma tahan suve. Piiritud küllust, tahan suve. Ma tahan suve. Ma tahan suve. Lõputut soojust, tahan suve. Randa merd, ma tahan suve. Piiritud küllust, tahan suve. Lõputuid öid, ma tahan suve, ma tahan suve. Lastevanemate nimel kõneleb Anneli Särglepp.
Kallid, ilusad, ägedad, noored inimesed, kallid direktor, õpetajad, lapsevanemad. Olin väga üllatunud, kui Inesse minult palus, et kas ma võiksin ühe lapsevanemana sõna võtta. Olen püüdnud küll aktiivne olla, aga ometigi ma mitme klassi lapsevanemaid vist ei teagi. Mõtlesin, et millest ma võiksin rääkida, sest kõned pole tegelikult minu tugevaim külg. Mõtlesin, et jagan oma elulist ja küllaltki kõnekat kogemust, mida olen saanud läbi mitme lapse. Läbi oma laste olen kohanud 4 direktorit, umbes 12 klassijuhatajat, õpetajate arvust rääkimata. Olen osa saanud 2 kooli hoolekogu tööst. Oma kogemustele tuginedes saan uhkusega väita, et otsus aastaid tagasi poja kooli vahetada osutus elu üheks parimaks otsuseks. Nõmme põhikooli direktor härra Hardi Paul on tõeliselt suurepärane oma töös. Ta teeb oma tööd silmatorkava kire ja suure südamega. Ta on tänases maailmas suutnud teha imet ja luua toetava ja hooliva keskkonna nii õpetajatele kui ka õpilastele, kes saavad turvalises keskkonnas areneda just selliseks, nagu elu neid loonud on. Klassijuhatajad Triin, Kristina, Riina ja Hele on südamest kaasa elanud kõikidele lastele, nagu enda omadele. Nad on mõistnud, et noored ongi igaüks natuke omamoodi ning vajavad arenguks ruumi ja usaldust. Koolikeskkond ja tugi on minu pojast aidanud kujundada intelligentse ja laia silmaringiga põneva jutukaaslase, kelle väärtused on paigas ja süda õiges kohas. Aitäh! Ma kindlasti ei saa rääkida kõikide vanemate eest, kuid kuna tegu on lennu kõige kokkuhoidvama klassiga, siis usun, et paljud vanemad tunnevad sama. Kallid noored, kes te täna siin olete, te olete tegijad, te olete üliinimesed, minu silmis te kõik olete üliinimesed. Nagu päriselt, kes täiskasvanutest suudab tegeleda igal päeval 6, 7 või isegi 8 erineva teemaga. 10 minutit pausi ja järgmine teema. Ise mõtlen vahel, et juba 2 on palju. Soovin teile enesekindlust ja julgust liikuda elus edasi südame järgi. Austage iseend ja teisi oma ümber. Olge heatahtlikud. Ja väljakutseid võtke elus naudinguga. Iga väljakutse on kui looduse kompliment tähistamaks sinu arengu järgmist etappi. Ja uskuge, et alati antakse väljakutse koos lahendusega. See tuleb lihtsalt väiksema või suurema pingutusega endast üles leida. Ja ärme palun unustage oma suuremaid ja väiksemaid saavutusi tähele panna ja tähistada ja vahel ka meenutada, nii nagu ka täna. Täna on erakordne päev. Tähistame seda. Meil on välja kujunenud üks tore traditsioon, et lõpuaktustel kõlab ka vilistlaste hääl. Sel aastal tervitavad teid Andreas Poom ja Joonas Kruusmaa, praeguses moodsas võtmes videoteel. Kõik, mida mulle ütlesid tol õhtul, kui muusika mu hinges kõlab see. Nüüd, mil muusikat ma kuulma juhtun, meenud sina minule. Üht muinaslugu muusikas ma kuulen ja sina seisad unelmais mu ees ning laulmas iga tund ma leian, sest muusika ja sa ma mõlemasse armund, teeb muusika mind vahel kurvameelseks ja süda on tulvini katsust, et laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sa ma teisse armund. Olla nii ei või, kuigi seda räägivad kõik.
kas tõesti on nii mõttetu see, kui katsed kuud, mis särab läbi öö, muusika end siiski tröstib mind ja ütleb, et ma varsti kohtan sind. Nüüd laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sama teisse armunud. Olla nii ei või, kuigi seda räägivad kõik. Kas tõesti on siis mõttetu see, kui katsed kuud, mis särab läbi öö, muusika end siiski tröstib mind ja ütleb, et ma varsti kohtan sind. Nüüd laulmas iga tund ma leian end, sest muusika ja sama teisse armunud. Palume siia 9. C klassijuhataja Triin Ärismaa-Unt. Kallis 9. C, lugupeetud lapsevanemad, külalised ja õpetajad. Teie hetkel veel 9. C olete minu esimene päris klass, kellega mul on olnud au jõuda ka 9. klassi lõpuni. Me oleme koos olnud 3 aastat ja sellest siis 2,5 on mul olnud au olla teie klassijuhataja. Ma usun, et selle aja jooksul me oleme õppinud teineteist tundma. Ma usun, et mina teid, ma loodan, et teie ka mind, aga siiski suudate te mind üllatada, enamasti ikkagi positiivselt. Selle ajaga olen ma aru saanud, et te olete suurepärased, kihvtid, mõnusad, muhedad, eriti südamlikud noored. Ja mul on tõesti au teid tunda. Ma ei taha eriti pikka kõnet pidada. Mõnda aega juba, kui ma mõtlesin, et ma hakkan kõnega ette valmistama, on mul olnud üks meloodia, mida ma olen ümisenud vaiksemalt või valjemalt, on ju, et mõni ka kuuleb. Ja ma mõtlesin, et ma hoopis laulaks teile. Ma laulaks teile ühe laulu, sest ma loodan, et ma loodan, et selle sõnum on selline, et see kutsub teid siia tagasi, sest tegelikult praegune hetk on ainult üks hetk, nii teie elus kui meie elus. Ma loodan, et te ei unusta meie kooli, nagu ka siin juba räägiti, ja te tõesti tulete siia tagasi ja me kohtume pea. Ilusat ja kõrget lendu teile, unistage, ärge seda ära unustage. Ja olge sama toredad ja tublid edasi. Aitäh teile! Minutid lähevad ruttu ja nagu uttu vaibub päev. Tuleb nüüd hüvasti jätta, kuid ega hätta me ei jää. Kohtume pea, kus ja millal ei tea, kuid küll näed, et päiksepaistel sünnib see. Kiirelt kaob aeg, kui su näol püsib näel, ja siis nukrad pilved taevast halliks tee. Ja kui näed tuttavaid sa neile ütle, et ma varsti emban ka neid. Ikka kõlab see laul ja kui lootus ei kao elu too.
illa ei tea, kuid küll näed, et päiksepaistel sünnib see. Kiirelt kaob aeg, kui su näol püsib naer, ei siis nukrad pilved taevast halliks teeb. Ja kui näed tuttavaid sa neile ütled vabasti hüvaka neid, ikka kõlab see laul, kui lootusega elu toob kokku meid. Kohtume pea, kus ja millal ei tea, kuid küll näed, et päiksepaistel sünnib see. Lõpetajate nimel kõnelevad Helena Schilf ja Dominik Kaljas. Niisiis, tere kõigile. Me peame nüüd kohe oma kõne. Jah. Ja ütleme, et me oleme kõik väga omamoodi inimesed, aga kui meid ühtse tervikuna vaadata, siis me oleme suures pildis reaalselt kõigeks võimelised, eeldusel, et me seda tahame. Möödunud aastatega oleme kogunenud palju mälestusi, nii häid ja mitte nii häid. Aga enamjaolt siiski sellised, mille peale mõeldes suunurgad kerkivad. Oleme ka teinud palju sikku ja sokku. Ja loodame, et tegime seda piisavalt. Aga ometi oleme selle lennu kõige hoolivaim ja kokkuhoidvaim klass. Ning me oleme väga uhked ja üllatunud selle tiitli üle. Me oleme päris palju aega kulutanud just tundides unistamise peale. Ja nüüd, kui me oma kallist armsast koolimajast välja astume, siis on meil see võimalus neid unistusi hakata täide viima. Ja ma usun, et koolis saadud innustus ja ka vahest karastus kindlasti aitavad meilt sellel teel. Tahaksime tänada meie õpetajaid, vanemaid ja Merkat, et olete meid kannatanud kõik need aastad ja olete aidanud saada meid sellisteks, nagu me täna oleme. Ja sealjuures on meil ka klassijuhatajatega hästi vedanud. Nii et kallid õpetajad, Hele Tellas, Riina Tamm, Kristina Tulk ja Triin Äärismuin. Suur tänu teile ja me paluksime teil nüüd tulla siia meiega ette, et me saaksime teile anda teie lilled. Ja.
Oma praegusele klassijuhatajale on meil juba suur lillekohi klassis olemas. Suur aitäh teile. Ja siis paar lõpetussõna, et me ei oleks kunagi osanud arvata, et meie oma kooli hümni sõnad aru ei saa ainult sellest, miks nii ruttu lõpeb see tee. Nii tõesed võivad olla. Aeg on tõesti lennanud. Kuigi paljud meie teed hakkavad nüüdsest hargnema, siis me loodame, et meie side ikkagi kestab ja me saame järgnevate aastate jooksul meie häid koos veedetud aegu meenutada. Suur aitäh! Ja lisaks palus meie kallis klassijuhataja öelda teile, et meie õpilased ja meie õpilaste vanemad on kinkinud sellele koolile ka ühe pingi, mis võib-olla jääb teile meid meenutama. Loodetavasti häid asju. Ja kõik. Ja ühe ilunapuga. Suur aitäh! Eelmise suve juubeli laulupeol kõlas võimas regilaul Üksi pole keegi, mida seal eeslauljana juhtis meie kooli vilistlane Lauri Õunapuu. Täna tahaksime meie kallite lõpetajatega koos seda laulu laulda ning oma parimad soovid sellega neile kaasa anda. Eeslauljad on Miia Urba, Liisi Uusmaa ja Martin Mägi. Palume õpetajatel ja lapsevanematel ühiseks laulmiseks püsti tõusta. Siis kui siud meid salvavad, siis kui neavad kurjad huuled neavad meie üle valvavad meie. Meie neljakaare tuuled. Tuuled koju käivad, ütlevad koju kadunute vaimud. Vaimud kätlevad meid kaaslased ja vaimud. 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 Patsutavad turjalle. Turjalle naeratavad raudelt vastu seistes turjalle. Turjalle lähedalt ja kaugelt. Kaugelt kui nad tahavad hoides meil hoides.
keskel häid ja keskel häid ja omaseid. Üksi pole keegi. 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 Keskel häid ja omaseid. Keskel häid ja omaseid. Üksi pole keegi. Üksi pole keegi. Keskel häid ja omaseid. Keskel häid ja omaseid. Üksi pole Ja nagu traditsioon ette näeb, laulame nüüd ka viimast korda meie kooli hümni. Pärast seda palume teil, kallid lapsevanemad, liikuda õue, kus mõne hetke pärast saate oma lapsi õnnitleda. Lõpetajatel palume jääda ühispildi jaoks saali. Esimest korda üle kooli läve astub üks väikene isik. Jalad ei paidal püsida läbe, kuid ringus on kartuse pisik. Ära sa karda, põngermann väike, varsti see kardus sul kaob. Tead su peas, mis on nii väike, asuvad tarkuse lood. See on meie kool, pisike väike, kuid armas. Elu vaipad temast jääb üks kõige kuldsem armas. Elu vaipad temast jääb üks kõige kuldsem armas. Mängide korda valge hoone, mis asub väikestel hirmus. Hiljem kui suuremaks saades muutub see hirmu elevantirgus. Armsaks on maja, mis asub Nõmmel, me koolimaja on see. Aru ei saa, ainult ma sellest teksti juttu lõpeb see tee. See on meie kool, pisike väike, kuid armas. Elu vaipad temast jääb üks kõige kuldsem armas. Elu vaipad temast jääb üks kõige kuldsem armas.
tam didi tam. Häppäät aina naksuttavat nyt hyppää sapaat. Üles alla pikari ja kykki kukkun mahaavas. Häppäät aina naksuttavat nyt hyppää sapaat. Üles alla pikari ja kykki kukkun mahaavas. Kiisut kiikutavat kurre, kiisul pehme samm. Kiisut kiikutavat kurre, tam didi tam. Käppäät aina naksuttavat nyt hyppää sapaat. Üles alla pikali ja kykki kukkun mahaavas. Käppäät aina naksuttavat nyt hyppää sapaat. Üles alla pikali ja kykki kukkun mahaavas. Kisaias. Frantic minds are terrified. Life was in the grave. Silent death runs high above the wings of revelation. Mounting death from chemicals. Arrogance has won. Annihilation must be swift. Destroy without destruction. Gather the throne must be washing from hell. Waging the mass aside. Soldiers defeated by death of the smell. Bodies lie dormant, no life. Rising useless from the land where they fell. Demons are ready to die. Nothing to see when the sleeping souls lie. Chemical warfare. Artificial fucking beats line up in death row. Generals and national defeats diminish from this hell. Vanish from the dying world, the lords of hell awake. Dogs of war are helpless prey to immortality. Gather the room must be watching from hell, waging the mass genocide. Soldiers defeated in death from the spell, bodies lie dormant, no life. Rising the souls from the land where they fell, demons